tuled on kustus, võred on ees ja kino on suletud ning see teadmine tuli paljudele kinosõpradele ootamatult. Tõepoolest, et Cinnamonill oli üürivõlgnevus juba aastaid, sest me kogu aeg oleme üritanud leida lahendusi, vahepeal neid lahendusi õnnestus ka leida, aga tõepoolest see summa oli kasvanud 6-kohaliseks, võlgnevus oli 100 000, nii et ja olid tehtud erinevad kokkulepped, mis kahjuks ei realiseerunud, ehk siis kokkulepped maksta üürivõlgnevus ära. Cinnamoni kinoketi eest vastutavaid meil kätte saada ei õnnestunud. Cinnamoni kinoketi juht on aga öelnud Äripäevale, et kino mõjutas T1 keskuse külastajate arv, mis oli liiga väike. Seda saab ju igaüks ise hinnata, et T1 on teinud viimastel aastal väga kiire arengu läbi. Külastajate arv on rohkem 2,5 korristunud selle ajaga, kui meie oleme siin toimetanud, nii et ja uued avamised on ees ootamas. Ja eks kino on ka tavaliselt niimoodi, et ikkagi inimene ei tule niimoodi, et tuleb keskusesse, siis juhuslikult astub ka kinno sisse. Inimene ikkagi kinno tulekut planeerib täitsa eraldi. Nende kodulehelt on leida järgnev sõnum. T1 tegevus tuli meile üllatusena ning meie hinnangul on see ebaõiglane. Otsime aktiivselt lahendust. Me ei kavatse jätta oma kliente ilma IMAX-ita. Oleme optimistlikud, et leiame lahenduse ja oleme peagi tagasi. Täname teid kannatlikkuse eest. Ja paraku on praegu küll nii, et on tekkinud üks monopol, et tal on ikkagi suhteliselt palju võimu turu peal dikteerida teatud tingimusi, millega mina muidugi alati võitlen just Eesti filmi eest, et milliste tingimustega siis filme kinos näidatakse. Et ega see väga hea ei ole filmide levikule ja eriti hea ei ole see Eesti filmi levikule. Ja samuti on keeruline see rahaliselt, sellepärast et Eesti tootjad ikkagi loodavad, et piletitulust tuleb mingi protsent neile tagasi, aga täna tegelikult Apollol ei ole nii oluline isegi see, mis ekraanil jookseb, vaid see, mis on selle kino ümber. Eestis on kinomaastikul nii mõnigi tegija, näiteks Tartus asuv Elektriteater, Kino Sõprus või Artis. Suurtest tegijatest on nüüd turule jäänud aga vaid üks, Apollo. Kindlasti on see meile ka üllatus ja väga kurb uudis, et üks kino on oma uksed kinni pannud. Et reaalsus on, et kinodel on väga raske. Raske on kommenteerida nüüd Cinnamoni tegevust, aga ma arvan, et üldine teadmine ongi, et suhteliselt monopolistlikus turusituatsioonis on väga raske pakkuda ausat konkurentsi. Kas Eestis on nišikinod õigustatud, kas neil on oma koht ja kas neil on ka võimalus ellu jääda? Nüüd on välja käidud idee ka selle kohta, et meil võiks olla üks selline suur väärtfilmide kinokeskus ja see võiks olla näiteks siin Sõpruse majas, kuhu siis tulekski kokku nii Artise kui ka Sõpruse kino. Mina olen seda usku, et kui väikekinod on koos ja tugevad ja kui nad suhtlevad rohkem omavahel ja kui Tallinnas on üks suur väike kino või selline kunstiline kino Sõpruses, et tegelikult siis on võib-olla kergem midagi ära teha. Ma usun, et me oleme kõik ühtsel meelel, et tegelikult mitmekesisus rikastab, et igal sellel väiksel kinol on oma roll, oma publik, nad täidavad natuke oma enda seda väikest niši siis ja et meie sõnum on selge, et mitte mitmest saaks üks, vaid ikkagist nendest mitmest võiks saada veel rohkem. Tulles aga tagasi suletud Cinnamoni juurde, ettevõttel olevat juristidest tiim, kes asjaga tegeleb. Siinkohal mõeldakse ka, kas T1-st väljaviskamine vaidlustatakse. Võlad makstakse väidetavalt tagasi. Kellel on veel kasutamata kinopileteid või vautšereid, sellel siis soovitatakse ühendust võtta t1@cinnamonkino.com meili teel, siis võib-olla on lootus, et äkki saab raha tagasi.